meie jätkame EKRE Pärnu saadetega, mis puudutavad siis nii laiemal maailmas toimuvat kui ka nagu suur on ka väike ja väike on suur, siis ka sellest, mis meil kohalikus piirkonnas toimub. Et vaatame, alustame, räägime Ameerikas toimuvatest muutustest, millest väga hästi on teab tuntud kuulus kirjanik Sven Kivisildnik. Ütleme nii, et Ameerika muutused on positiivsed, täiesti nagu fantastilised, see tulevärk, mis nagu Trump ja Musk seal nagu korraldavad, see on selline, neid uudiseid ei jõua ära lugeda ja see nende uudiste suund on ikkagi selline, et jälle on mingid parasiidid nagu kuskilt riigi raha küljest lahti rakendatud ja statistika pidi olema siis selline, et iga päev on Musk vist kokku hoidnud, ma ei tea, kas miljardi või triljon, see on meeletu nagu raha, mis ja üks koht, kus raha kokku hoitakse, on siis selline asutus, mille nimi on USAID. Ta peaks olema nagu formaalselt abiorganisatsioon, on väga, väga suur, Ameerika maksumaksja raha laiali külvab nagu asutus, aga nüüd on suletud, näiteks esialgu 3 kuuks ja juba on pahandused majas ja pahandused ulatuvad ka Eestisse. Et mis siis on juhtunud? Juhtunud on see, et see ei ole sugugi selline asutus, nagu räägib ERR, et see ravib seal AIDSi ja näljaseid naisi ta aitab ja nii ja naa. Et väga suures osas on ta selline süvariigi käepikendus ja ideoloogiline selline, no seal on kõike. Räägitakse kõige uudsematest asjadest, no inimkaubandus, terrorismi toetamine, riikide kukutamine, erinevad värvilised revolutsioonid, erinevad organisatsioonid, mis riikides siis meelsust ja ühiskonnakorda nagu vaikselt ja pehmelt muudavad. No seal on siis Vene ateistid, Vene homoseksualistid, Ladina-Ameerika transseksuaalid, no selline tavaliselt selline rahvas. Ja selline natuke seksuaalselt ummamuudu, normaalsed inimesed tundub, et sealt raha ei saa või kui nad on natuke normaalsemad, siis nad peavad olema ajakirjanikud. Ma olen nagu aru saanud, et seal on nagu otseselt see mõjutab ka nii-öelda siis selliseid patriootliku või Eesti mõistes siis põhiseadusliku võimu esindajaid. Selles mõttes meil neid erakondasid vist ainult üks on, kes lähtub võib-olla sellest, kui me räägime näiteks e-valimistest. E-valimistega. Näiteks, et seal oli, kui ma ei eksi, viimastel Riigikogu valimistel Prigozhini afäär oli seotud ju Politicoga, kes siis... Et Politico on selline väljaanne, mis on saanud väga palju raha sellest samalt Ameerika AID-i siis ettevõttelt ja väga sageli on see raha olnud ka nagu sihtotstarbeline, kas siis kinni mätsida mingid Bideni perekonna mingisugust kriminaalset aktiivsust enne valimisi või siis, eks ole, käivitada mingisuguseid kampaaniaid. Selle USAID ehk International siis nii-öelda selline rahvusvaheline toetusprogramm või süsteem seal Ameerika Ühendriikides minu teada mõjutas ka kohalikke valimisi. Et kui me räägime või täpsemalt siis piirkonnad, kui me räägime Ameerika siis üksid osariike, mõni on Eesti nimeline võib-olla. Et seal oli Riigikogu valimistel, oli Prigozhini nii-öelda siis see afäär, mida siis ka Pärnu kohalik ajakirjanik Martin Laine justkui väga usinalt esile tõi ja tuli välja, et ta viitas Politico artiklile. Aga kus see Politico seda raha saab? Politico on väga palju raha saanud sellelt samalt USAID-ilt. Ja väga sageli selliste nagu väga küsitavate eesmärkidega, näiteks kas siis kinni mätsida mingisuguseid asju või siis esile tõsta, jumal teab, kas valesid või siis oma jorssid ja mingisuguseid tegevusi. Et see kõik on, meie teame seda Prigozhini asja ja see ja võib arvata, et need operatsioonid on nagu laiemad, ega Eestisse on tulnud ka selle sama AID-i raha nagu terve hunnik, 4 aastaga näiteks 330 miljonit, kui mälu ei eksa, suured rahad ja Politicoga on praegu paha asi, eks ole, et kuna see enam raha välja ei saada, sest asutus on suletud vähemalt mingiks ajaks ja loodame, et palka ei saa. Jah, et Politicule tulid ikkagi teated, et töötajatele, et vabandage väga tehnilistel põhjusel ei saa raha maksta. Nad võib-olla leiti see raha hiljem, sellest on nagu veel mingid uuemaid uudiseid olnud. Aga Eestis näiteks paha asi jälle räägitakse, et üks Novaya Gazeta nimeline väljaanne siis on majandusraskustesse sattunud üle öö, et ei tea küll miks ja kas see nii on, aga see võib nii olla. Minu teada oli ka vist see, et see USAID programmi sisse kuulus ka Eesti LGBT mingi ühing. Jaa, seal on neid Eesti kohta. Nendel on nüüd keeruline kindlasti. No jah, et seal nüüd ei teagi, kas see magamistu asi nüüd läheb edasi, jääb seisma.
väga suure küsimärgi all nagu paljud venekeelsed väljaanded ja ilmselt ka peavoolu väljaanded, et minu meelest ka seal vist, ma ei tea, kas ERR oli või ei olnud, aga ta rääkis küll sellist juttu, nagu ta tegelikult raha saaks. No, ametlikult on küll Rahvusringhääling, peaks olema riigieelarve. No ja, aga seal neid rahasid liigub veel, need riigirahadki tulevad mitmelt poolt, mitte ainult ühest kohast, kus nad peaksid tulema. Eelarve on ju väike 40 miljonit aastas, sellega vaevalt peost suhu, et kui nad ka kuskilt juurde küsivad, see on ju arusaadav, et 80 oleks neil ilmselt vaja või nii. Et selles mõttes võib nüüd arvata, et need sarnased Prigožini asjad tõenäoliselt ei kordu järgmistel valimistel, et see on meie jaoks nagu väga hea märk, et praegu see rahastus on läbi lõigatud, nii see suuremad väljaanded, eks ole, mida meie väiksed väljaanded siis tsiteerivad, kui need väiksed väljaanded, kes siis saavad seda tuge ja abi ja korraldusi, süvariiklikest struktuuridest, et võib arvata, et see valimiste mõjutamine jääb vähemaks. Et see on selles mõttes ju hea, et ma tean, et Ameerika Ühendriikides paljud naersid, kui Elon Musk ostis ära siis Twitteri praeguse X-i, siis et öeldi, et see 44 miljardit ei kata kunagi neid tulusid, hiljem tulevaid tulusid, aga näete, et nüüd ta tegelikult ostis ära võimaluse ikkagi teha tasakaalustatud kampaaniat ja tagajärjeks on president Trump. Ehk siis see põhimõtteliselt nüüd me võime näha, et see mõju jõuab siia ja valimised on oluliselt demokraatlikud ja tasakaalustatud. Ma arvan, et see praegu on alles väike mõju, et okei, et see ajakirjandusele, ajakirjandus on loomulikult väga oluline mõjutaja, aga ühiskonda ei väärastata ju ainult ajakirjandusega, seal on ja mitte ainult LGBT ühingute ja selliste asjadega, et seal on süvariiklikud struktuurid, mida me ei näe või näeme ainult nende üksikuid, nagu selliseid, lööb välja, nagu tead, seeneniidistikust lööb mingi, ämma toss tuleb vahepeal nagu välja, eks ole, aga tegelikult see võrgustik on ju sügaval ja see on igal pool ja seda me ei näe, et ilmselt ka selle rahadega on nüüd nagu väga halvasti. Et võib arvata, et igasugune selline kätte vähenemine praegu ju veel käib. Kui võtame kas või meediat, et uute uudiste YouTube'i kanal pandi kinni ja samal ajal, kui meil siin igasugused karvased spetsialistid ütlesid, seal mingi videomees seal keeras mingit kägu, et tegelikult see videomees kuidagi ei saanud minna Facebooki ja sealt ära keelata kõik uudised, mis selle kanali sulgemise kohta tulid. Et sellist totrust nagu rabeletakse ikka veel edasi, üritatakse ikka veel kõike kinni mätsida, mis tuulikutesse puutub ja niimoodi, et see suur ikka veel toimib, aga Ameerikas on see kadunud, tõenäoliselt käib see järjekorras ikkagi, et praegu on Saksamaa valimised, mis tuleb nagu ära klaarida, seal peab nagu saama ikka liitlane omad poisid, eks ole, pukki, ja siis vaikselt need väiksemates provintsinurgatagustes, kõigepealt tõenäoliselt vahetatakse valitsusi, siis vahetatakse süvariigis nagu võtmeisikuid, võib-olla keegi kaob ära, me ei näe teda enam kunagi. Võib-olla on ka siis see, et see mõju nüüd jõuab ikkagi siia, et see mingil määral see praegune uute uudiste kanali kinnikeeramine, et see on selline paanika. Täheldan, et olles siin ka nendel erinevatel rahvakoosolekutel käinud, et need arendajad, kui tõid sisse tuulikud ja tuugenid, mida siin paaniliselt püütakse teha ja viimaseid rahasid ennem aprilli, saada selline esimesed see 2,6 miljardit Euroopa abiks ikka, jah, et see nähtub sellist või tuleneb nagu selline paanika, et asjad hakkavad nagu muutuma ja nüüd viimane siis selline võimalus veel midagi siis eks nad üritavad seda riigi abi, mida Euroopa lubas siis Eesti maksumaksja raha külvata nendele tuulikumeldritele, et see on ju väga vähe aega, kus kõik tuleb nagu kuude jooksul nagu vormistada, ma ei tea, kas nad ei ole selleks valmis hästi, et kuidagi nad nüüd hirmsasti nagu siplevad selle raha pärast. Vaata, seal on see, et see vasakpoolne üldsus või ütleme see osa inimestest, kes on nüüd harjunud selle leiva küljes või nisa küljes siis olema, eks nad süües kasvab isu ja nad on kogu aeg sealt seda saanud ja kõige raskem on siis, kui see järsku kinni keeratakse, siis on nagu me räägime, et ühel hetkel enam ei ole juhendeid ees, et kui enam programm peale ei tule, siis hakatakse nagu sihitult nagu ilma peata kanata ringi liikuma. Ja rapsima, jah, et ja eriti kui veel pangakonto enam selline ei ole, et seda me siis saame näha ka kuni kohalikule tasandile, rääkides Pärnu näiteks korruptsiooni küsimustest. Aga kuidas Pärnus on, kas sellised uuenduslikud tuuletõba ja puhastus nagu tegevused on Pärnus alanud? No ta selles mõttes, et ta mõnes mõttes on alanud, võim on ikkagi veel me näeme ju seda vasakpoolset Eestit tasemel ju tervikuna, aga vähemalt üht-teist tuleb ju välja, et siin kas või siin isegi ERR kõigi muu hulgas ei saa
nii-öelda silmi kinni pigistada ja peavad Pärnu nende teemadega tegelema, et kui sisuliselt Pärnut juhtiv abilinnapea Reformierakonnast, kellega seotud siis osakonna juhataja, kes on õiguskaitseorganite uurimise all. Kultuuriheeros, jah. Siis Andrus Haugas, kes siis justkui on 3 kuud uurimise all ja tema tööleping on peatatud, aga siis ta hoopis koondatakse. Siis tuleb välja, et tegelikult justkui ta ikkagi oli tööl edasi, kuigi vähemalt vähemalt, et kui tööl ikkagi ei olda ja tööleping on peatatud, et siis justkui ei saa koondada, sest ei ole tööl. No ei ole tööl, aga no näed, aga igasugused asju on võimalik ja siis isegi sellised küsimused ikkagi tekitavad huvi ja on jõudnud juba suurde meediasse ja meedia nagu ei metsigi kinni selliseid. Jah, et see oli selline positiivne, et jah. See on väga, aga oskad sa kommenteerida, ma segan nagu vahel, et selle teemaga võib veel edasi minna, aga lugesin Postimehest just, et Pärnu linn on kaotanud järjekordse kohtuasja 150 000, et mis see oli ja kuidas see juhtus? No see on seotud meie praeguse ühe nii-öelda volikogu esimehega, kunagi ammu tehtud hange, või ütleme, mis on siis Isamaa sellise katuserahadega, kui nii võib öelda, alustatud nii-öelda liuväljak, mis tehti siis selliselt, et olid lepingutrahvid aja üleminekul ja see aeg läks küll üle, aga ette teatamisega ja lepingud vahepeal tehti ümber. Ja linn jättis viimase sellise makse suurusjärgus 63 000 maksmata, viidates siis sellele, et nüüd ei ole valmis, et läks nüüd siin kuu või tegelikult läks 1,5 kuud üle, et siis ei pea maksma. Aga kui leping on ikkagi kokku lepitud ja ei ole korrektne, siis tagajärg on see, et ikkagi minnakse õiguskaitseorganite poole ja pöördutakse kohtusse ja tagajärgs on see, et kõik need viivised ja kohtutasud nüüd on suurusjärgus siis 150 000, see on jälle palju. Eelmine aasta näiteks. Oleks pidanud maksma 65 või kui palju see 63 000. Ei tahtnud maksta. Ja läks kohtusse ja nüüd peab maksma 150, see on rohkem kui 2 korda rohkem. No seal on veel huvitav praegune reformierakondlik Pärnu kõrgem ametnik, kes pandi paar aastat tagasi ametisse või 1,5 aastat tagasi, oli samal ajal selle protsessiga seotud. Tema kohtumisel ütles, et meil ei ole vaja loengut võlaõigusest. Tundub, et ikkagi on vaja. Selline tagajärg. See ongi, et sa kas võtad loengu või maksad 150 000, ega need on lihtsad valikud. Ja ainuke probleem on see, et see on maksumaksja raha. Vaene vännakas, eks ole. Parkimistasud tõusevad ja kõik see, et see ongi see küsimus. Ja nüüd ongi olukord, et eelmisel aastal on kõikide nende kaotatud ebakompetentsusest tulenevate kohtukaotustega ja nii-öelda vara küsimustest siis et üldse on vara nii-öelda hoitud arvel see eelmise sillaprojekti hoiti arvel 600 000, mis tuli siis maha kanda. Kui see 600 000 oli, siis see oli nüüd mis raha või? No see oli seotud sellega, et kui kunagi EKRE sai Pärnus koalitsiooni, siis meie siht oli alustada 3. silda ja meie EKRE rahandusminister sel hetkel oli Martin Helme, kes siis andis rohelise tule. Tehke sild. Ja raha on sild. Aga selle sillaga oli see, et takistajaid oli palju, et sellel hetkel olid seal takistajad ühest teisest, just kui rahvuslikust erakonnast Isamaa. Ja oli I-tähega, ja siis et me olime küll kui koalitsioonis, aga sealt toimus see venitamine, hiljem siis kui toimus koalitsiooni muutus, oli üks R-tähega. Vasakpoolne partei nimega Reformierakond ja tagajärjeks oli on O-tähega oravad. Oravad, jah. Et selles mõttes selle venitamise käigus see hind tõusis nii palju, et seal alguses 22 miljonist jõudis lõpuks see summa seal üle 70 miljoni ja tagajärjeks oli see, et tuli teha odav lahendus. Ja kõik varasem kulu kanti, siis tuli maha kanda, seda hoiti siis pikka. Mis kulu seal oli projekteerimised? Projekteerimiseks selle projektiga on täna midagi peale hakata, seda raha ei olnud lihtsalt ja hinnad olid tõusnud. Ja nüüd me kõik kokku loome, Pärnus tõstetakse makse, näiteks parkimistasu vähendatakse toetusi, laste toetused, kuna juba nii inimesed enam ei planeeri enam juba peresid nii palju. Et kõike seda sinna sisse arvestades samal ajal 1 miljon tuleb maksta enda ebakompetentsusest tulenevaid nii-öelda siis selliseid
milli on? No kui kõik kokku panna. Mis seal siis on? Seal on kohtuasjad? Seal on kohtuasjad, aga põhiline on muidugi see 600 000 muidugi. Silla kahjum. Selles mõttes. Ühesõnaga silla kahjum tuli sellest, et oleks saanud silda ehitada, raha oli, kõik oli valmis, aga teatud poliitilised jõud I-tähega või kes nad siis olid seal või R-tähega nagu takistasid seda asja. Nüüd on siis maksumaksjal tulemus käes. Miljon läinud. No jah, see suurusjärk on selline, et ta võib seal ka natuke vähem olla, aga ikkagi kui me mõtleme seda, et nad on planeerinud siin näiteks kas või selle sama parkimismaksu sisseviimisega, mis varem tuli 350 000 linnarahva rahast ja külaliste rahast, siis nüüd ongi see suurusjärk. See raha ei lähe mitte paremate võimaluste tegemiseks, vaid lihtsalt ebakompetentsusest tulevad vigade parandamiseks lihtsalt. Aga kuidas see parkimise asi, et nüüd tahete nagu rohkem raha saada, selle parkimiseks see õnnestus see plaan või kuidas ta on? See selles mõttes õnnestus jah, aga vaata, see on pikaajaline probleem, et kui ühel aastal tõstetakse hinda näiteks, siis inimesed tulevad, saavad hulgaliselt parkimistrahve, kui meil oli siin näiteks see Grillfest, siis esimese päevaga tehti seal, need olid seal ikkagi, kui ma eksi, see mitusada. Aga see trahvid ei ole väga väikesed. Need ei olnud väga väikesed jah, ja aga ütleme, et inimene, kes siia tuleb, kas ta tahab järgmine aasta uuesti tulla, kui tal on see esmakogemus. Võib-olla ta oskab selle trahvirahaga midagi muud peale. No jah, või sõita Pärnust edasi näiteks kuskile teise linna näiteks, või näiteks Haapsallu, kus ei ole parkimismaksu üldse. Et siin on see küsimus, et kas me seda tahame. No see näeb välja nagu see aktsiisi mõte, et tahaks nagu raha saada, aga pärast tuleb ikka välja, et pikas perspektiivis seda raha ei tule. No jah, vaata see ongi jälle, kui globaalseks minna, siis Vene peaminister Tšernomõrdel, mis tuli, et tahtsime parimat, aga välja tuli nendel, eks vasakpoolsetel üldiselt ei tulegi eriti välja, et nad. Aga jah, meedias vähemasti on need Pärnu nagu nurjumised nagu päris kenasti välja paistnud, seda võib ütlema, et ma ei ole märganud, ma muidugi ei jälgi ka nagu päris kõiki väljaandeid päris kogu aeg, nüüd on täitsa juhtub nagu kogemata ette, et ju neid siis on rohkem võib-olla isegi. No jah, vaata võib-olla see näitabki, et asi on nii piisavalt tõsiseks läinud, et ei saa enam ka nii-öelda siis peavoolumeedia ei saa enam vakka olla, sellepärast, et kui mingid asjad on nii ilmseks muutunud ja siis tuuakse need asjad välja. Ilmselt see nii on. Ja eks see näitab ka mingil määral ka sellist paanikat. Et kui paanika tekib, siis toobukestega tavaliselt on, et kui tekib paanika, siis hakatakse vigu rohkem tegema. Vigu tehakse niikuinii. Ja vead on niikuinii, aga nüüd jäädakse kergemini vahele, ja tagajärg on see, et vähemalt Aga süsteem näib lagunevat, võiks kokkuvõtteks öelda. Võiks kokkuvõtteks seda öelda jah, et arvestades seda, et see näitab seda, kuidas Ameerika ja globaalselt võib kõik seotud olla, et see, mis kuskil mujal hakkab toimuma, see mõjub lõpuks ka väikses. Kas või see ärevus ja ebakindlus kindlasti juba nõrgema närvikava lammutab ära, et ega see lihtne olukord neil ei ole, ma võtan küll, et väga halb. Ja alati tuleb kõigeks ju valmis olla, kuigi ilmselt ei pea kõik meil on siin täna küünlad isegi, et arvestades, et elekter võib vahepeal ära minna, aga kõik märgid näitavad. Me oleme valmis selleks. Ma tea, kas veel võib-olla mõni sõna nendest tuulikuasjadest, mis siin Pärnumaal on ju halvad ja tegelikult lähevad ju veel halvemaks. Meil on näiteks Saardes, Tootsis, inimesed kurdavad nagu igasuguseid nagu põrguvalusid seal, mida kõike, ega see, et nad ilusad ja kahjulikud on, et sellest on ju tegelikult aru saadud, Ameerikas on see asi üldse ära lõpetatud, doteerimine, tee oma tuulikuid, aga tee nii, et teed äri. Aga paistab, et ilma riigi rahata ei ole üldse võimalik seda äri teha. No vaata, ta ongi see, et see ongi selline näide korruptsioonist, et see korruptsioon tähendab seda, et on mingisugused väiksed huvigrupid, kes siis leiavad võimaluse tekitada lisamakse inimestel, mille läbi siis läbi küsitava ideoloogilise teadusuuringute räägitakse rohelisest energiast. Teps mitte ju tegemist ei ole rohelisega, et siin kui siin Ameerika teadlased tõid ju alles välja, et kõige kallim elekter tuleb meretuuleparkides. Seal oli vist suur omahind oli seal vist üle 20 sendi oli kilovatt. Et kui me läheme siin näiteks Soome Olkiluoto, ütleme see tuumajaam, seal on 2 senti. Kui me toome sellised paralleelid. Ja meie tegime ju vanasti oma kivi põletasime ja saime 3 sendi. Ja 3 sendi, ta tuleb ka praegu. Kui ei pane neid makse igasuguseid sinna juurde ja ma ei tea, mis administratiivseid koormisi, kui pane kivi hunniku peale, et siis saab põletada küll. Ja küsimus ongi, et kui me kõik asjad nii-öelda ritta paneme, siis tagajärjeks on ju see, et rääkime inimeste tervisest, mida ei ole üldsegi uuritud, aga meil on sellised toredad teadlased, tehnika ülikoolist isegi,
kes ütlevad, et kõike, mida kõrv ei kuule, seda pole olemas. Et noh, et ilmselt on ka need garandid sellised, et kui tellitakse mingisugune uuring mingisuguse kindla summa ja raha eest, siis saab ka selle, mida küsitakse. Et kui ikka... Samas mina olen kuulanud mingeid vandenõulaste, need sõjaasjad on ju salajased, ega neid nagu täpselt ei tea, aga helirelvast, mis on siis näiteks, kui just oli Ameerika asi, et nad tahavad seal mingit rahvamassi laiali ajada. Et siis politseinikel on rinna mingisugune masin, mida võib siis lülitada kas ühe, teise või kolmanda organi peale, tekitada inimeses siis kas hirmu, kõhulahtisust, ma ei tea, mingisugust muid tervisehädasid, ma ei tea, mingid põletustunded, mida iganes seal saab teha. Et see tuulik ju, ta on suvaline selline heli, ja kui see heli on väga täpselt nagu sihitud, ta on küll kuuldamatu, aga ta on väga tõhus, teda kasutatakse relvana. Ja ta põhimõtteliselt on, ta tekitab, rääkigu Tehnikaülikooli teades mida tahes, nemad võivad ju ära tõestada ka vastava summa eest, et ka CO2 siis ei ole olemas. Kuna teda ei ole ka silmaga näha ju, eks. Radioaktiivsust ei ole silmaga näha. Gravitatsiooni ei ole ka silmaga näha. Paljusid asju siis ei peaks nagu olema. See ei kuku alla, sest midagi näha ei ole. Aga ei hakka praegu viskama. Aga nojah, et inimesed vähemalt on täheldanud need, mis meil siin Pärnumaal on juhtunud, et see ärevushood, eriti praegu on, sa peaksid paremini teadma sealt saardes, kus sinu ma tean ise, mis minuga on juhtunud ja ma tean inimestega, mis seal on juhtunud. Mina ei pea ühtegi Tehnikaülikooli kõlupead kuulama. Ma tean, kui halvad need asjad seal tegelikult on. Ja ma just läbi võrgu ma ei ole kõigil neil koosolekutel seal jäänud, kus tuuliku asju arutatakse, aga nüüd äsja seal oli jälle, presenteeriti uut tuuliku projekti, mingisugust uuringut, mis seal siis oli, inimesed olid ikka tulivihased, sest jutt käis mingite nahkhiirte ümber. Seal elavad ju inimesed ka, mitte ainult nahkhiired. Ei, sellest me ei räägi, me ei ole selle ala asjatundjad ja üldse sellest räägitakse mingi teine korda kuskil teises kohas ja ärge nüüd segage ettekandjat, ettekandja tahab vastata ja inimesed olid nii närvis, et see oli täiesti nagu füüsiliselt tunda, kui terav see õhkkond seal saalis oli. Mulle väga meeldis, kuidas üks kohalik inimene küsis lõpupoole, et seal arendal siis, aga kas teid kunagi kuskil avasüliga on vastu võetud? See oli nagu selline helge hetk, mis lõi seda pinget natuke allapoole. Ma pean isegi kurvastama, et võib-olla nahkhiirtele võib see hästi mõjuda, aga et vähemalt kõigile teistele elusorganismidele, seal on tehtud uuringuid must-toonekurv, mis on Eestis sisuliselt ju kunagi väga pühaks peetud lind, küll muinasajal Toonela ehk siis hingelindeks, aga et need piirkondi, neid alasid on Võidula külapiirkonnas hästi vähe veel alles jäänud ja seal on kohe tunda, kui ehitatakse need suured hiigeltuugenid, et ta ei liigu sealt ära läbi. See tähendab seda, et tal ei ole see heli põhimõtteliselt hoiab teda eemale, ta tõrjub sealt välja, ta ei saa Ta ei saa oma söögikohtade lähedale minna, mis ta siis saab, kuhu ta läheb, eks ole, võib-olla ta muudab üldse elukohta. Ja nüüd tagajärg on see, et kui me nüüd algus mõtleme, et see peaks justkui siis olema roheline, loodust hoidev, aga tagajärjeks on, me näeme hoopis, et see on väga imelik, ma kuulsin seal koosolekul, et siin lähedal ei olegi Natura-alasid. Seal on metsatööd käivad, seal metsameestega räägid, see on Natura-ala, seal me ei saa midagi teha. Need metsamehed tunduvad küll täinud tubakad olevat, kes seal nagu saagidega ringi panevad. Tundub nii. Või on see ära kaotada, oli Natura-ala, enam ei ole. Võib-olla saab ühe suletõmbega nagu kustutada kogu looduskaitse. Pärnumaa näitel võib praegu küll öelda, et justkui on mingi paanika, et massiliselt algatatakse neid planeeringuid, müüakse sõnades mõttes jupi kaupa neid maid, kuhu neid hiigeltuulikuid nagu tegema hakatakse. Maad on juba ostetud või renditud. On ostetud, nad järjest neid ostu. Nad teevad isegi nii, et nad ei hakka enne planeerima, nad ostavad maad ära ja siis, kui nad saavad 10-20% nagu täis ehitada tuulikuid, nad on juba võidus. Aga maa ostetakse nagu igal juhul ära, mis enne planeerid, pärast see maadki kätte, eks ole. Aru saadav selles mõttes. Ja tegelikult nüüd pädevad uuringud ütlevad, et inimese mõju selles hiigeltuugeni lähedas kaob alles seal kuskil 50 kilomeetri kaugusel. See tähendab seda, et kui me seal Tootsi tuulepargis on lähemad, on seal umbes kilomeetri või 1,5 kilomeetrit selles alas sisuliselt, kus nad pidevalt nad ei saa magada ka. Seal on juba küsimus, kas nad tuleks öösel kinni panna, et inimesed ju võiksid, me paraku vajame und, siis kui 50 kilomeetrit siia panna, siis kui palju seda ruumi siin Eestis alles jääb siis, et kus nagu üldse siis nagu elada saab.
Nüüd seal Setomaa nurgas vist saab seal No sõjalistel põhjustel. Sõjalistel põhjustel võrdsust see piirkond pannakse, aga sinna tulevad päikesejaamad ja Nursipalu. Seal on lõbus, seal paugutatakse vähemalt. Selles mõttes mingid asjad on meil päris hästi ja mingid asjad on meil päris halvasti. Aga kokkuvõttes võib öelda seda, et see paanika on võib-olla sellest, et kõik need investeeringud kipuvad neil lõpuks luhta minema. Ja nüüd on viimane võimalus, eks need arendajad ja kõik, kes neid valeprojekte on siis nagu, mis keskkonnale kahjulikud ja sisult inimkonnale kahjulikku projekte teevad, et neil on oht, et nad võivad pankrotti minna. Ja nüüd on viimane võimalus, ilmselt see Trumpi mõju jõuab siia ja siis on pidu läbi. No ja kindlasti on pidu läbi siis, kui EKRE võimule saab. Sest EKRE on ainus Riigikogu partei, mis on täiesti otsustanud kõige kõrgemal tasemel, et kohalikes omavalitsustes ei toetata mingeid tuulikuid ja isegi siis, kui olete koalitsioonis ja koalitsioon läheb lõhki, siis läheb koalitsioon lõhki, aga seda jama ei toetata. Väga konkreetne, väga selge. Ja tegelikult kole oli vaadata, ma tulen korraks selle Saarde kui seda tutvustasid siis oma projekti selle juurde, et sa näed, kui võõrandanud, seal olid ju valla inimesed ja siis need arendajad ja mingid eksperdid, et kogu see kamp on nagu teiselt planeedilt. Inimesed vahet tõuseb mingi rahvasaadik just ütleb, et me ei taha seda siia. Ei, konnadel on siin hea ja tegelikult ühel kohal küll natukene halb, aga teises kohas on jälle väga hea ja räägime ikka sellest, mis me siin praegu räägime. Mida sa planeerid? Miks sa üldse arvustad mingit konna ja siili juttu, kui inimesed seda ei taha? Ta ütleb, et ma pean menetlema seda asja, keegi tuleb mul paberitega, ma pean menetlema. Aga siis menetledki nii, et minu inimesed ei taha seda, paberid on siin, jaluta teise valda. Ja. Lihtne. Sa ei pea, menetlemine ei tähenda seda, et sa lakud nende taldu. Aga siin on aga nad teenivad ju raha ise ka sellele. Siin on küsimus nüüd selles, et ega võimalused ennast kaitsta on siis, kui me koondume ja seljad kokku paneme. See tähendab seda, et kui ikkagi kogu valdav enamik hulka inimesi on vastu. Me neid kallupeid ei saa kõike uskuda, aga kui ikkagi on 80% on ikkagi vastu, siis nad teha ei saa. Ma vaatasin, et kohalikus Postimehes oli see uuring küll küsitav, aga seal oli 71% ja ilmselt seda linnaelanik võib-olla esialgu ei taju siin paljusid asju. Aga et ühel hetkel, kui inimesed koonduvad, siis ka see teema on ikkagi praegu väga terav ja väga õhus ja tundub, et inimesed väga valuliselt võtavad seda ja väga õige, et nad seda teevad, sest meil on ju, meil üldse ei mõõdetagi mingeid asju. Meil püstitatakse mingid meeletud satanistlikud tornid, eks ole, ja mitte mingisuguseid tervise mõõtmisi ei tehta ja hakatakse mul juttu rääkima, et seda ei kuule, seda pole olemas. No ja, aga see kokkuvõttes on ikkagi positiivne, et ma arvan, et see Trump mõjub ju ikkagi selles mõttes, et 10-15 aastat on ju olnud üks hullus ajab teist taga. Kõigepealt oli rändekvoot. Tuleb ikkagi võtta neid Süüriast pärit inimesi. Siis tulid maskid näkku. Vahepeal oli homoabielu. No see homoabielu veel oli. Siis oli vaktsiin tuli ikkagi, muidu ei saanud kohvikusse. Siis oli Slava Ukraina. Õiglane sõda. Nüüd on, et süsinikukvoot on täitmiseks, eks. Mis sest, et seda näha ei ole. Ja peaminister kirjutab Postimees just mitte mingi aastate tagant, vaid täna, eile, et see on odav elekter, tuuliku elekter on kõige odavam, see on ju loodusele kõik punktid välja toodud, nagu Tammsaare 5. köites pannakse punktid ette, ainult et iga punkt on vale. Lugege mu huultelt, et tuuleenergia on odav. Kahjuks keegi ei ole leidnud ühtegi riiki, kus see odavalt välja oleks tulnud. Ei Saksa botaanik kõik on ju... Ja neil on nende tuulikud on niisugused pisikesed nunnud lausa. Selles mõttes, et ja nendel on ka probleeme. Muidu, kõige kallim elekter on seal, kus on tuulikud. Selle positiivse noodiga võiks lõpetada. Asi on halb, aga võib-olla läheb paremaks. Aga lootust on. Et süsteem mädaneb, teeb hullumeelseid tempe ja ilmselt variseb kokku. Põhiline on, et põhiseadust kaitsvad inimesed peaksid koonduma ja omavahelised... Sest vaenlase nõrkust tuleb ära kasutada. Just. Ja siis elame veel. Kohtumisel.